Tere, mina olen Joosep Ringmäe ja me läheme edasi evangelismi kooliga. Ja täna me räägime sellisel teemal, et sinus on kõik olemas selleks, et kuulutada. Vahest inimesed, see on nagu see esimene komistuskivi, kuhu taha nad jäävad, et ma ei ole ju päris see, kes nagu läheb niimoodi välja kuulutama ja see, kes räägib avalikult kõigile Jeesusest ja mõned toovad isegi vabanduseks selle, et ma olen ju eestlane. Aga tead, et Jumala kuningriigis seal ei ole rahvust või me oleme kõik Jumala lapsed ja Jumala loomus on kõikide meie sees ja see sama püha vaim on kõikide meie sees, olenemata, kas sa oled siis eestlane või ameeriklane või aafriklane või mis iganes. See sama püha vaim on sinu sees. Ja ma tahan rääkida sellest, et sinu sees on juba kõik olemas selleks, et kuulutada evangeeliumit. Ja sind lihtsalt julgustada sellega, et sa ei pea tundma ennast kuidagi, et sul on midagi puudu. Sa ei pea mõtlema kuidagi niimoodi, et ma ei ole ju evangelist. Muideks, see on üks väga suur selline, kuidas öelda, nagu vale isegi, sest et Piibel räägib sellest, et need viiesed teenimisametid, need on antud selleks, et varustada pühasid, et siis kristlasi õpetada tegelikult. Ja samamoodi evangelisti amet, see ei tähenda, et ainult evangelistid kuulutavad evangeeliumi, sest et tegelikult Jeesus kutsus meid kõiki evangeeliumi kuulutama, olenemata, kas sa oled siis abilise teenistuses, kas sa oled siis prohvet, apostel, õpetaja, pastor või evangelist, mis iganes, kui sa oled kristlane, siis Jeesus on sind kutsunud kuulutama evangeeliumi. Ja läheme edasi tegelikult sellest samast kirjakohast, kus me lõpetasime eelmine kord ja vaatame Rooma 1. peatükki ja 16. salmi. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Nii et ma tahan sulle välja tuua siit seda, et me ei pea toetuma oma oskustele või julgusele või kõneosavusele, sest et evangeeliumis on vägi päästeks. Kui see evangeelium on sinu sees, kui see ilmutus evangeeliumist on sinu sees, siis selles on see vägi päästeks. Ja see on väga oluline, et evangeelium oleks sulle ilmutatud, et see oleks sulle reaalne, et sa tead, millest sa räägid. Ja ma ei räägi lihtsalt sellest, et sa mõistusest tead kõiki neid fakte ja ajaloolisi fakte, mis seonduvad Jeesuse ristitööga, aga ma tahan, et sinu süda tunneks ja teaks seda, mida Jeesus tegi risti peal. Kuidas see tuleb meie südamesse, kuidas me saame selle tõelise ilmutuse Jeesuse ristitööst. Ilmselgelt see aina kasvab, mida rohkem me kasvame vaimulikult ja mida rohkem me mõtleme selle peale, mida Jeesus tegi risti peal, mida rohkem me kogeme läbi oma elu seda, mis Jeesus tegi risti peal, siis seda rohkem see ilmutus kasvabki meie sees. Aga üks viisidest, kuidas see ilmutus saab meie sees kasvada, on see, et me võtame Jumala sõna ja me mõtleme selle peale. Me mediteerime selle peale. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me võtame Jumala sõna, me loeme seda, me räägime seda, me mõtleme selle peale. Me küsime Jumala käest, Jumal, see kirjakoht siin, mida sa tahad mulle sellega öelda? Ja Jumal hakkab sulle ilmutama. Ja kui sa lähed läbi Jumala sõna, siis Jumal saab sulle ilmutada Jeesuse ristitööst väga palju. Sest tegelikult Jeesuse ristitöö on põimitud igale poole Piiblisse. Nii et kui see ilmutus saab meile reaalsuseks, siis kui me läheme ja kuulutame kellelegi evangeeliumi, siis selles on vägi. Selles on vägi päästeks. Ja see ilmutus tuleb välja meie südamest. Kui me tõesti mõistame, kui palju Jeesus armastab meid. Kui me mõistame, et ta ise läks vabatahtlikult ristile. Ta ise vabatahtlikult lasi ennast piitsutada ja piinata meie eest. Ja ta võttis meie karistuse enda peale, meie süü enda peale. Kui me mõistame seda, siis meie sees on see evangeeliumi ilmutus. Kui me räägime Jeesusest, siis me peaks tundma Jeesust. Paulus ütles,
et kõik see, mis ma olen oma elu jooksul saavutanud, ta rääkis nendest erinevatest asjadest, mis ta oli saavutanud oma elu jooksul. Ta ütles, et kõik see on nagu prügi võrreldes sellega, et tunda Kristust. Ja ta ütles, et ma tahan tunda teda, tema ülestõusmise väes ja tema kannatuste osaduses. Nii et me tahame tunda Jeesust ja tema ristitööd isiklikult. Ja me saame seda tunda läbi selle, kui me loeme tema sõna, kui me õpime Jeesust tundma läbi tema sõna ja läbi osaduse temaga. Et me ei jätaks ära seda osadust Jeesusega, meie isiklik aeg temaga, meie osadus temaga tegelikult läbi iga päeva, kus me oleme juhitud temast, kus me räägime temaga, kus me kõnnime koos Jeesusega. Nii et see on oluline, et meil oleks evangeeliumist üks elav ilmutus. Teiseks, püha vaim elab meie sees. Kui me vaatame sellist kirja kohta nagu 1. Korintuse 6. peatükk ja 19. salm. Siin ütleb, või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt. Nii et Jumala sõna ütleb siin, et meie oleme püha vaimu tempel. Nüüd, kui sa mäletad seda, kui Jeesus läks risti peale, siis midagi väga huvitavalt toimus. Ja kui Jeesus suri, siis see templi vaheriie käristati lõhki. Ja vahest me kristlastena, kui siin räägib, et meie ihu on püha vaimu tempel, siis vahest me oleme nagu kinnised templid. Vahest me oleme nagu need, kellel on veel see vahevaip ees ja me ei ole lasknud nagu Jumalal käristada seda lõhki. Ja me hoiame seda Kristust endale, me hoiame püha vaimu endale. Me ütleme, et püha vaim on minu sees aga ma ei tea, kas ma ikka hakkan seda päris välja jagama teistele. Ma ei tea, kas ma hakkan ikka seda evangeeliumi välja jagama teistele. Aga mida Jeesus tegi risti peal? Ta käristas selle vahevaiba lõhki. Milleks ta käristas selle vahevaiba lõhki? Selleks, et Jumal ei ole enam lihtsalt selles füüsilises templis, mis oli ehitatud kätega, aga nüüd Jumal on meie sees läbi oma püha vaimu. Aga Jumal ei taha lihtsalt sinu sisse jääda. Selles suhtes, et ta küll jääb alati sinuga, aga ta tahab läbi sinu liikuda. Ta tahab läbi sinu puudutada teisi inimesi. Ta tahab läbi sinu kõnetada neid inimesi, kes ei tunne teda. Ja samuti ka kristlasi. Nii et ole julge, et lasta püha vaimul enda läbi liikuda. Ja kui sulle jõuab kohale see, et tõesti püha vaim on minu sees. See sama püha vaim, kes oli Jeesusega, on nüüd minu sees. See sama püha vaim, kes töötas Jeesuse läbi, on nüüd minu sees. Mõtle selle peale. Kui see ilmutus jõuab meieni, siis me mõistame, et kui ma kuulutan evangeeliumi, kui ma panen haigete peale käed, siis nad tõesti saavadki päästetud ja saavadki terveks. Me peame olema avatud tempel, kelle läbi Jumal saab liikuda. Ärme hoia seda vahevaipa seal ees, vaid laseme Jumalal liikuda läbi enda. Nüüd see sama püha vaim, kes on meie sees, vaatame, mis on tema iseloomu omadused ja vaatame 2. Timoteose 1.7. Ja Jumala sõna ütleb siin niimoodi, et Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil. Nüüd me näeme seda, et Piibel ütleb siin, et Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu. Nüüd, kui Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, siis mis ta siis on meile andnud? Ta on andnud meile julguse vaimu. Amen. Püha vaim on julge vaim. Kui sa vaatad inimesi läbi Piibli, kes olid püha vaimu täis, kui sa võtad näiteks Peetruse 4 pühipäeval, nad olid just püha vaimu täis saanud ja nüüd mida Peetrus teeb? See sama Peetrus, kes salvas Jeesust 3 korda, kes ei julgenud isegi väiksele tüdrukule öelda, et jah, ma olin Jeesusega. Nüüd läks tuhandete inimeste ette ja kuulutas julgusega evangeeliumit. Kui me oleme püha vaimu täis, siis meie sees on üks üleloomulik julgus. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, ta on andnud meile
julguse vaimu. Ja siinsamas 8. salmis ta ütleb, ära siis häbene tunnistamast meie issandat. Me ei peaks häbenema tunnistamast Jeesusest. Me peaksime julged olema, et tunnistada Jeesusest teistele. Ja kui sa vaatad veel 7. salmi, siin ütleb, et ta ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe. Ta on andnud meile väe, ta on andnud meile püha vaimu väe. See sama vägi, mis töötas läbi Jeesuse, see sama vägi, mis töötas läbi erinevate piibli raamatute, läbi erinevate apostlite, see sama vägi on nüüd meie sees. Ja vaata roomlastele 8:11. Siin ütleb, et kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Nüüd kujutad see ette, et see sama vägi, see sama püha vaimu vägi, mis tõstis Jeesuse üles, mitte lihtsalt sealt hauast füüsiliselt, vaid ta tõstis Jeesuse üles põrgu sügavustest ja ta tõstis Jeesuse üles maa peale, kus ta tõusis üles ja siis ta tõstis tema veel taevasse, istuma isa paremale käele. See sama püha vaimu vägi on nüüd meie sees. Mõtle, kui vägev see on. Me ei suuda isegi oma mõistusega selle ümber kuidagi, me ei suuda seda mõista oma mõistusega, aga see on üks vägev vägi. Seda me teame, et see on üks vägev vägi. Ja see vägev vägi tahab sinu läbi tööd teha. See vägev vägi tahab neid inimesi puudutada, kes on sinu töö juures, kes on sinu sugulased, kes on tänavatel ja ta tahab puudutada nende südameid, ta tahab nagu justkui lõigata nende südametesse, et nad tuleksid meeleparandusele ja et nad pöörduksid oma patuselt teelt, et nad võtaksid Jeesuse vastu oma südamesse. Ja see on sinu võimalus jagada nendega seda väge. Kuidas sa jagad nendega seda väge? Kui sa jagad evangeeliumi. Vaatame veel Markuse 16. peatükki. Siin ütleb 17. salmis. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks neid. Haiged, kellede peale nad panevad käed, saavad terveks. Nii et me näeme seda piiblis. Kui me paneme haigete peale käed, siis nad saavad terveks. Ja ma kuulsin ühte lugu, kus üks Jumala teener, kes nüüd tegelikult kuulutab evangeeliumi üle maailma ja ta varustab kristlasi selleks, et kuulutada evangeeliumi. Tema alustas oma teekonda niimoodi, kui ta kuulis sellest, et inimesed võivad terveks saada läbi selle, kui ma panen nende peale käed ja ma Jeesuse nimel käsin sellel haigusel lahkuda, siis ta hakkas lihtsalt minema inimeste juurde, keda ta nägi, kas tänaval või poes ja küsima, et kas sul on midagi, mille eest ma saaksin palvetada. Äkki sul on mingi haigus, äkki sul on mingi terviserikke, mis iganes. Ja kui inimene ütles, et jaa, sa võid palvetada minu tervise olukorra eest, siis ta palvetas nende eest. Ja ta läks niimoodi inimese juurest inimese juurde ja lihtsalt jätkuvalt ja ta palvetas võib-olla sadade inimeste eest, enne kui ta mingisugust tulemust oleks isegi näinud seal koha peal. Võimalik, et mõni inimene läks koju ja siis nad nägid seda tervenemist, aga ta lihtsalt järjepidevalt palvetas ja palvetas ja palvetas, sest et ta ei vaadanud seda, mida ta koges, ta ei vaadanud seda, mis parasjagu sel hetkel juhtus, aga ta hoidis oma silmade ees Jumala sõna, mis ütleb, et haiged, kedade peale nad panevad käed, saavad terveks. Ja ühel päeval nad läksid ühte poodi ja seal oli üks naine, kes oli ratastoolis. Ja ta küsis, kas ma võin sinu eest palvetada? Ja see naine ütles, et võid. Peale tegelikult sükse pika nagu veenmise. Ja ta palvetas selle naise eest ja see naine tõusis püsti sealt ratastoolist ja hakkas mööda seda poeletti või seda poeleti vahet seal jooksma ringi ja see naine sai terveks seal samas poes. Nii et ära heida meelt selle pärast, kui sa pole tulemusi näinud, ära heida meelt, kui sa ei ole näinud koheseid tulemusi,
Sest et isegi Jeesus ei näinud koheseid tulemusi alati. Seal oli üks pime, kellele ta pani käed peale ja siis see pime nägi, piibel ütleb, et ta nägi inimesi justkui puid liikuvat ja siis ta palvetas veel teist korda ja siis see inimene nägi täiesti selgelt. Nii et oleme järjepidevad, kui me palvetame haigete eest, ärme anna alla, vaid järjepidevalt lihtsalt seisame Jumala sõna peal, seisame selle peal, et piibel ütleb, kellele nad panevad, et haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Ja piibel räägib ka sellest printsiibist, et kui me oleme ustavad selles väheses, mis meile on usaldatud, siis Jumal saab usaldada meile veel rohkemat. Nii et lihtsalt tee seda, mida sa praegu saad teha. Tee nii palju, kui sa oskad teha parasjagu. Ja me oskame teha seda, et me paneme haigete peale käed ja nad saavad terveks. Kui me räägime sellest, et püha vaim ja tema vägi on meie sees, siis mulle tuleb meelde üks lugu. Ma olin Tammsaare pargis ja meil toimus seal selline evangelistlik üritus. Ja seal oli üks keskealine mees, kes oli tegelikult välismaalt pärit. Istus seal pingi peal ja läksin temaga rääkima ja tal olid sellised pikemad juuksed, patsi pandud ja selline üpriski musklis tundus olevat ja võib-olla inimlikult sa vaatad tema peale ja mõtled, et natuke hirmuäratav, et ei tea, kas ma lähen talle Jumalast rääkima. Aga ma tundsin oma südames, et ma pean minema. Ja ma läksin, istusin ta kõrvale sinna ja hakkasin temaga rääkima inglise keeles, rääkisin talle Jumalast, rääkisin talle evangeeliumi. Ja ta ütles, et ma ei ole huvitatud ja ma ei usu Jumalasse. Ja ma lihtsalt pakkusin talle lõpuks, et okei, et kui nii, siis nii. Ja ma pakkusin talle, et kas ma lihtsalt võin sinu eest palvetada lühidalt. Ja ta ütles, et okei, võid palvetada. Ja ma panin oma käed oma õla peale ja tegin ühe lihtsa palve ja lihtsalt palvetasin, et Jumal puudutada teda oma armastusega ja näita talle, kes sa oled. Näita talle oma armastust, et ta võtaks su vastu oma südamesse. Ja kui ma selle lihtsa palve olin lõpetanud, siis ma nägin, kuidas selle mehe silmadest pisarad hakkasid voolama ja see mees sai nii puudutatud Jumala armastusest sealsamas. Ja ta muutus emotsionaalseks ja ta ise ka oli imestunud, et tapikene, et mis minuga toimub, et ma olen nii emotsionaalne, et midagi juhtus minuga. Ja ma kirjeldasin talle, et tead, et see on Jumala armastus, mis sind praegu puudutab. Jumal, ja ma lihtsalt hakkasin talle jagama, et kui palju Jumal teda armastab ja mida Jeesus tegi tema eest risti peal. Ja see mees võttis vastu Jeesuse oma südamesse ja ma sain ta ühendada kohaliku kogudusega tema riigis. Nii et oleme teadlikud sellest, et püha vaim on meie sees. Ja vahest isegi, kui väliselt see inimene tundub kuidagi vastuoluline või kuidagi kõva südamega, siis püha vaim saab selle südame pehmeks teha. Ja ma julgustan sind ka, kui seal on inimesed, kellele sa kuulutad, siis paku neile, kas ma võin sinu eest palvetada, kas ma võin sind õnnistada ja palveta, et püha vaim puudutaks neid. Palveta, et Jumal avaks nende südame silmad nägema evangeeliumi valgust, et nad võtaksid Jeesuse vastu oma südamesse. Ja ma usun, et Jumal puudutab neid inimesi läbi sinu, et püha vaim tuleb ja puudutab nende inimeste südameid. Ja me rääkisime juba ka eelmises osas sellest, et Jumala armastus on välja valatud meie sisse. Nii et oleme teadlikud sellest, et me ei pea oma armastusest kuidagi lähtuma. Vahest tänavate peal on inimesi, kes võib-olla väliselt ei tundu sellised inimesed, kellega sa tahaks rääkida või sellised inimesed, kellega võib-olla isegi oleks turvaline rääkida. Aga usalda püha vaimu ja tee seda, mis Jumal ütleb sulle, sest et kui sa lähed nende juurde Jumala armastuses, siis nad võtavad sind vastu ja kui nad isegi seisavad sulle vastu ja kui nad isegi sõimavad su näo täis, siis ära võta seda isiklikult, sellepärast et sa oled külvanud nende sisse seemne. Sa oled külvanud selle evangeeliumi seemne nende südamesse ja sa saad palvetada nende eest, sa saad uskuda, et see seeme saab vilja kandma ja et need inimesed tulevad päästmisele ja võtavad Jeesuse vastu oma südamesse. Nüüd, kuidas me saame kõiges selles käia? Kuidas me saame alati olla need, kes
kes kuulutavad julgelt evangeeliumi? Kuidas me saame olla need, kes alati käivad püha vaimu väes ja kes näevad tervenemise ja imesid ja näevad, kuidas inimesed saavad puudutatud tänavate peal ja Jumal tõesti liigutab nende südameid ja kõnetab nende südameid läbi evangeeliumi. Kuidas me saame näha seda kõike, et see toimuks meie läbi? Ma usun, et üks väga oluline komponent, üks väga oluline asi meie eludes, mis peab paigas olema, on meie osadus Jumalaga. Sest kui me praegu sinna ei lähe küll, aga kui me loeme Apostlite 2. peatükki, kus oli 4 pühipäev ja need, kes olid seal ülemises toas, nad said täidetud püha vaimuga, siis me näeme, et nad läksid välja ja nad kuulutasid evangeeliumi ja 3000 inimest said päästetud sealsamas ja nad said lisatud kogudusse. Nii et, aga mis me näeme, enne kui see evangeeliumi kuulutamine toimus, enne kui see vägev Jumala vägi läks välja ja lõikas nende inimeste südametesse, mis pidi juhtuma? Nad said täis püha vaimu. Püha vaim, mis see tähendab, et nad said täis püha vaimu? Nad said täidetud Jumala endaga. Kuidas me saame täidetud Jumala endaga? Me saame täidetud Jumalaga, kui me oleme temaga osaduses. Kui me veedame Jumalaga aega. Kui me veedame Jumala sõnas aega ja kui me veedame Jumala osaduses aega. Nii et ma julgustan sind, kui sa tunned, et no ma ei tea, et kas ikka minu läbi Jumal niimoodi hakkab liikuma ja kas ikka minu läbi Jumal saab inimeste südameid puudutada ja kas ikka mina oskan niimoodi ja kas mina suudan, siis võta oma silmad enda pealt täiesti ära. Ära pane ennast üldse tähele, sest tegelikult Piibel kutsubki meid panema oma elud maha, järgnema Jeesusele, kandma oma risti. Ja selles kutses on ka see sees, et me ei vaata oma oskustele, me ei vaata oma võimekusele, aga me vaatame Jumala võimekusele. Me vaatame sellele, mis Jumal on teinud meie jaoks, et püha vaim on meie sees. Nii et pane oma silmad selle peale. Püha vaim on minu sees. Sa võid kas või öelda endale seda. Püha vaim on minu sees. Ja kui ma lähen selle sõbra juurde või selle sugulase või kolleegi juurde ja ma kuulutan neile evangeeliumi, siis püha vaim puudutab nende südameid. Püha vaim tegutseb läbi minu. Püha vaim voolab läbi minu. Sa võid kujutada ette, et sina oled justkui lihtsalt see toru seal vahel. Sina oled lihtsalt see püha vaimu kandja nende inimesteni. See, kas sinu oskused on suured või väiksed või kas sinu kommunikeerimise oskus on suur või väike, see ei ole üldse nii oluline. Kõige olulisem on see, et sa usud, et Jumal liigub läbi sinu. Nii et ma julgustan sind, võtta aega Jumalaga. Sa täidetud tema ligioluga, sa täidetud Jumala armastusega, sest et kui sa saad täidetud tema armastusega, siis sul on lihtne seda välja jagada. Kui sa saad täidetud Jumalaga, siis sul on lihtne seda välja jagada. Sa võid kujutada ette, et sa oled nagu üks švamm. Kui sa paned švammi vette, siis ta imab selle vee enda sisse. Ja nüüd, kui sa võtad selle märja švammi ja paned ühe kuiva laua peale, siis see laud saab märjaks, eriti kui sa pigistad seda švammi. Ja meie kristlastena peaks samamoodi olema nii täis püha vaimu, et kui me läheme sinna pimedasse maailmasse ja siis meist tuleb välja seda valgust. Meist voolab välja seda jumalikku valgust, aga see tuleb meisse, kui me veedame aega Jumalaga. Nii et siin lõpus ma tahan lihtsalt sind julgustada, et astu välja usus ja oled teadlik sellest, mis on sinu sees juba olemas. Oled teadlik sellest, et püha vaim on sinu sees. Toida ennast Jumala sõnaga, vaata Jumala sõnasse, mis Jumala sõna räägib sellest, kes on püha vaim, kuidas püha vaim tegutseb. Loe nendest imedest, mis Jeesus tegi. Loe nendest imedest, mis püha vaim tegi läbi apostlite. Ja kui sa loed neid, siis see julgustab sind sellepärast, et sa tead, et see sama püha vaim on nüüd sinu sees. Ja sa saad samamoodi astuda välja julguses ja näha, kuidas Jumal liigub läbi sinu. Nii et siin lõpus ma tahan lihtsalt palvetada sinu eest ja lihtsalt võtta vastu see värske täitumine püha vaimuga. Nii et Jumal, ma palun iga vaataja eest praegu. Ma palun, issand, et sa täidaksid neid värskelt oma püha vaimu ja väega.
Ja Jumal, ma palun, et nüüd järgmiste päevade jooksul, kui nad lähevad oma töökohta, kui nad lähevad oma sõpradega või tuttavatega kohtuma, et Jumal, et sinu valgus lihtsalt voolaks välja nendest, et see oleks nähtav, et inimesed saaksid puudutatud sinu püha vaimu läbi, kui nad kuulutavad neile evangeeliumi, kui nad palvetavad haigete eest. Isa, ma tänan, et inimesed saavad päästetud ja inimesed saavad terveks Jeesuse nimel. Ja ma tänan sind, Isa, selle eest, et sina teed vägevat tööd nendes inimestes. Kutondi esima mandele ikotoso, me mirambe jevrobi estole, remine kisto, brambellande, istomacaro, bunusto, prienela, mandekri, estombrobi ja fanadandele disha. Ja kui sa astud välja usus ja sa astud välja julguses, siis ma saan tegema vägevaid asju sinu läbi ja Jumala vägi saab liikuma läbi sinu sellistel viisidel, nagu sa pole varem näinud. Nii et astu välja julguses, astu välja usus ja sa saad nägema, kuidas Jumal liigub läbi sinu. Amen. Nii et ole julgustatud sellest ja astu välja usus ja näeme juba järgmises osas. Amen.